Tšau, mina olen Edgar. Ma olen Helen. Meil on üks selline mäng nüüd, et meile saadeti kaardipakk. Ma ei ole kunagi seda mängu mänginud. Me jaotame kaardid ära ja siis te saate meid lähemalt tundma õppida. Sina võta siis 3. Nii, aga teeme siis nii, et sina loe küsimus. Juba lugesin. Juba lugesid. Kas ja kui palju sulle meeldiks oma partneriga koos pornot vaadata? Jah, mulle meeldiks partneriga koos pornot vaadata ja võib-olla saab sealt mingisuguseid ägedaid nišše, kuidas mingid toredad OnlyFansi pilte teha. Miks meile see küsimus tuli? Ma ei tea. Nii, kas sa andestaksid oma partnerile tema libastumise aasta kestnud armusuhte ja miks? Oota, mina pean vastama või? Sina jah? Oh my god, seda kui sina, kui sa alaealises ei tea. Ja, et petmine on minu jaoks ainult see, kui inimene valetab mu jaoks, mitte see, mida ta teeb. Kas sulle meeldib kodus ise süüa valmistada või väljas söömas käia? Miks? Mulle meeldib ise süüa teha, sest et see tuleb mul hästi välja. Mul tuleb ka hästi välja, aga mulle ei meeldi. Kuidas areneb täiuslik suhe? Puhtingufaas, koos elamine, kihlumine, abielu, lapsed ja koos kasvamine. No, see on olnud alati see, et mul on alati olnud unistus, et ma tahan ühte kindlat meest ja see flirtimise kohtingufaas, see ei ole kunagi meeldinud. See on alati siuke, ma pean selle nagu kuidagi ära kannatama. Mulle meeldib siuke, mul võiks isegi olla organiseeritud abielu. Eksootiline kuuajaline puhkus. Sina, mina, sinu ekspartner, minu ekspartner. Kas sa läheksid, miks? Pigem mitte. Tõenäoliselt mul ei ole lihtsalt head suhted oma ekskaaslasega. Mida sinu jaoks tähendab suhterutiin ja kuidas sellest üle saab? Ma ei tea. Ma arvan, et ka ei ole sellist asja olemas, et nagu see, et tulen kui, ma ei tea, sööma õhtust ja pärast pane otsa magama teksin. See ei ole mingi rutiin, sükst asja ei ole olemas. Ma ka ei leia. Iga päev on erinev, iga päeva eest võib olla erinev. Ja ma leian nagu sama. Aitäh! Ma loodan, et te saite siit infot meie kohta. Ja ma loodan, et meeldis, et hääletage. Tšau!